Tere, Jaan Rammul. Tere. Tere podcasti kuulaja. Tere. Vaataja. Tere. Tere tulemast Jaan Kruusmaa podcasti. Saade, mille kaudu ma avastan elu ja tutvun ägedate inimestega. Ja täna on universum minuni toonud Jaan Rammuli. Tere tulemast. Tere, Jaan. Meil polnud isegi saadet veel olnudki, kui me tegime eelkõne ja juba sain aru, et täiesti õige inimene, kellega mul nüüd järgmiseks peab juttu puhuda. Sa ütlesid, et ma ei küsiks sinu käest, ma ikkagi küsin, et miks sa siin oled? Tundub, et on õige aeg. Ja et pidime siia kokku tulema, et midagi tahab siit vestlusest tulla, sündida teistele kuulmiseks, nägemiseks, et lihtsalt tundub, et on õige aeg. Lähme siis kohe asja kallale. Lähme. Mis sind elus kõige rohkem närvi on ajanud? Okei, natuke ootamatu, kuid see on väga hea küsimus. Ja ebaõiglus on mind alati väga närvi ajanud. Ebaausus, ebaõiglus, sest kuidagi läbi selle sünnib nii palju kannatust, valu, lihtsalt sellist imelikku möksi, mis võiks kõik olla olemata, kui kõik väärtustaks seda aususe ja õigluse printsiipi, mis minu jaoks on selline ilmselge asi, et aus võiks olla. Ja seda ma olen nagu märganud juba lapsest saati on see mind närve jäänud. Kas sa mäletad, on sul mingi konkreetne sündmus ka, mis esimest korda, kui sa suutsid väga närvi minna või? Niimoodi praegu ei tule. See on pigem siuke radar, mis kogu aeg toimib ja ma olen ka proovinud alati mõelda, et okei, et kuidas seda siis lahendada või ja proovinud olla ka ise võimalikult paljudes olukordades aus, et isegi kui see esialgu põhjustab ebamugavust, siis tavaliselt pärast see viib ikkagi millegi paremini, et kas saab mingisugune koht terveneda või mingisugune suhe, mis ei pea üldse või tegelikult ei toimigi sisimas on ju ja ongi siukestele, ma ei tea, valedele ja teesklustele üles ehitatud, siis see lihtsalt laguneb, aga hiljem see on ikkagi kasulik. Kas mõni tõde on ka liiga valus, et seda välja öelda? No praegune meie ühiskond näitab seda, et ilmselgelt tundub, et enamus tõed on nii valusad, et neid ei julgeta välja öelda. Kas on mingi tõde, mida sa tahaksid välja öelda? Aga oled ennast tagasi hoidnud mingis teatud keskkondades? Tead, ma arvan, et neid on palju ja võib-olla see koht siin, võib-olla mõned lipsavad välja niimoodi, et pääsevad ka minu enda kaitsetest läbi. Ma väga loodan seda sisimas, aga samas ikkagi seda nii-öelda ego kaitsemehhanismi on ikkagi tugevalt peal. Aga ideena see mulle väga meeldib, et me saaksime olla kõik ausad ja tundub nagu nii basic. Üldse, ma olen mõelnud selle peale, et kuidas üldse võimalik on, et me ei ole ausad. Et see on nagu umbes, et siin on klaas teega, ütled, et hoopis on klaas morsiga. Miks? Ei ole ju Kuidas sa liialdamisesse suhtud? Ei meeldi seda endale teha. Et pigem under promise ja over deliver ja ka ütleme siis kõnemaneeris pigem üritan seda vältida. Küll aga aga siin tuleb jälle see, et kust jookseb see piir näiteks ilustamisel ja liialdamisel. Et mõne jaoks ongi, et väga konkreetse jutuga mees on ju, mis sa siin ütled 3 sõna liiga palju on ju, mis sa siin ilustad, mis sa siin, ma ei tea, jahud või et see on hästi põnev, et kui me ütleme mehena ma olen ka hästi palju seda tõde otsinud on ju.
kust läheb see tõde. Ja siis sellega käinud erinevaid kohti läbi, et on olemas üks tõde, avastan mingi ühe tõe. Ja siis lõpuks ikkagi, kas elu näitab mulle, et aga näed, siin on see teine poolus ka, et me ikkagi elame duaalses universumis, mis on kõige trickim asi üldse minu meelest, kõige nagu, see, et meid siuksesse asja pandi elama nagu duaalne universum, ma olen kuidagi palju nalja saanud siin sellega. Ma ise samuti väärtustan tõde ja ausust ja õiglust vist kõige rohkem millegi pärast, aga ma näen, et see õiglus on mulle väga palju valu põhjustanud endale ka. Et seda taga ajades või otsides või tõestades. Ja hiljuti ma avastasin hoopis siukse tõe, et tänu sulle, kes mulle soovitasid seda raamatut, et mul olin siin 9 kuud olen oma alaseljavaluga, mida ma peidasin siis selleks seljadiski lõhkemiseks. Prolaps on. Prolaps või, jah. Mingi närvide, siis läheb seal närvide vastu, on ju. Jah. Ja siis ma kuulsin raamatu läbi ja ma olin sellest esimesest peatükist sain justkui nagu terve maks. Ja siis mul kogu see nagu varises kokku. Aga tegelikult nagu täiesti uus nagu vaatenurk, et mul muutus mõte ja mul kadus valu ära, mis ma arvasin, et on füüsiliselt põhjustatud, aga tegelikult 9 kuud, eks ju. Et see just, kui ma elasin mingisuguses tões enda arust, eks ju, aga see osutus valeks. Jaa. No võt küsimus, et kas sa siis üldse elasid tões? Ja noh, ja tõega on selline naljakas asi, et tõel on tasandid, et ühest tasandit võib nimetada ka siis võib-olla vaatenurgaks, aga mulle meeldib kuidagi tasand veel rohkem, et ühe tasandi tõde ongi ühel tasandil tõde, aga järgmisel tasandil on mingisugune muu asi tõde. Et näiteks kui me räägime ka kehast ja tervisest, et siis mis on, ütleme, füüsilisel tasandil tõde, et sul midagi valutab ja näiteks seal on siis põletik. Nii, vaatame siis sellest füüsilisest või biokeemilisest tasandist, seal on see tõde. Aga kui me läheme sealt metafüüsilisemasse tasandisse, siis on näiteks tõde see, et see põletik on, selle põletiku see juurpõhjus või üldse selle olemus on mingisugune vabastamata emotsioon või energia seal kohas kehas, on ju. Ja siis võib-olla veel mingisuguses järgmises tasandis, meil oli korraks konstellatsioonides siin juttu, on see üldse mingisugune, mina ei tea, mingi vanaema eelvaarisa mingisugune teema, on ju, mida saab ka hoopis seda kaudu lahendada. Ja pull on ka veel see, kuna ma olen selle tervise ja psühhosomaatikaga palju tegelenud, et siis lahe ongi see, et sa saadki neid igast tasandist lahendada, et saadki minna kas kirurgi juurde, on ju, või lähed sinna tervendaja juurde ja kest kust abi saab. Ja loed raamatut, mis oli minu jaoks tegelikult väga imelik, sest ma olen ka alati mõelnud, et see peab kuidagi mingi läbi tegevuse sündima. Ja see raamat, ja see on hea raamat. Tänu seda veel välja ütle. Okei. Kellel on mulle meeldib seal üks lause, mis pani mind nagu, et raamat on kirjutatud ikka päris arsti poolt, eks ju, et viimasel on siin meedias lihtsalt pannakse proovile ka mitte ametlik terapeute pannakse proovile. See oli täitsa ametlik arst. Ja siis ütles huvitav, et see kõige suurem luu vist oli puusaluu, kui ma sain inglise keelest õigesti aru. Ja. Et see paraneb kuni 6 nädalat. Oletame, sa oled vanem inimene, võib-olla siis 2 nädalat, eks ju. 2 kuud äkki siis. 2 kuud, vabandust, 2 kuud. Ütleme, ja kõige hullemal juhul 3 kuud siis, ütleme. Et sul on nii siit ainevahetus, et 3 kuud paraned. Aga siis ma mõtlesingi, et ma olen juba siin 9. kuu minemas, eks ju. Et ma peaks olema siis selle järgi ammu terve, pluss ma käin trennis, jälgin oma toitumist enam-vähem ja et aga siis sain ka aru, et lihtsalt minu keha tekitas selle valu lihtsalt selleks, et ma kaitses mind oma enda viha eest. Ja see, kas see oli sul päris esimene kokkupuude psühhosomaatikaga või? Mediteerides
kui ma mingit aktiivsemalt tegelesin Vipassanaga, siis ma sain nagu siukse kogemuse küll, et ma nagu ütleme, et sain selle kogemuse omal käel, mitte uskumus, aga kogemuse, et igasugused lood ja emotsioonid ja tunded ja valud on meil kehast erinevates kohtadesse nagu ära peidetud, et mäletan mingi suure valba otsast leidsin selle, kuidas ma olin väiksena paha laps, mäletan, ühesõnaga tegin mingi lollusi, mingi titena viskasin kiviga vanemat inimest nagu. Pärast sain hullult riied, mingi 5-aastane, 6-aastane, ma ei tea, miks ma tegin, eks ju. Ma ei mõista hukka, eriti. Ja siis, aga mäletan, see süütunne nagu ja häbitunne, see tuli mul suure varba otsast välja näiteks. Ja siis ma seal nagu palusin enda käest andeks, palusin sellest vanainimese käest andeks ja siis kuidagi mäletan, hakkas nagu kergem, sain edasi mediteerida. Jaa. No, aga et see nii nina alla oli nagu peidetud ja siis ma mõtlesingi nii, nagu, et nagu mindfuck, et aju saab aru sellest ka lõpuks või mind, siis meel saab aru, eks ju. Et meil on teadlikkus tõuseb, meel saab ka aru ja siis tema teab ka seda värki ja siis ta kasutab seda ära, et sind ka kohalolust ära viia nagu. Jah, no et see mehhanism, ma ei tea, palju kuulaja nagu konteksti praegu nagu me suudame edasi anda, aga et mehhanism sisuliselt sellel haigusel, millel on nimi ka, et siis alateaduses, meil on kogu crap salvestub alateadusesse, ja ka need häbid ja kõik asjad, ja vihad. Ja teadvus nüüd, tähendab, alateadus ei taha, et see tuleks teadvusesse, sest teadvuses me peame seda õudust kogema ja ta tahab meid selle õuduse eest, mis meie enda sees on, kaitsta. Ja siis ta tekitab selle valureaktsiooni läbi biokeemiliste protsesside. Hapnikupuudus tekitab. Just, sisuliselt tekitab hapnikupuudus, on ju, selles koes. Ja see tekitab valu võtab endale, kes on kogenud kroonilist valu, see võtab praktiliselt kogu su tähelepanu enda alla. Sul ongi valu, seal ei tule midagi, ei tule sealt mingi 5-aastase häbi välja, on ju. Sul on valu nüüd ja praegu. Et jah, mingis mõttes natuke lähen teemast kõrvale, aga et see valu ja et ta toobki praegusesse hetke. Minu jaoks oli see täiesti ulme, kui ma sain teada, et vaatan, et vist oli ikkagi ristiusu mingid tüübid, panid endale neid võrusid jala ümber, mis nagu naeltega siis, või nagu ogadega torkasid neile jalga. Ja väidetavalt selle põhjus oli siis see, et see valu hoidis neid pidevas kohalolus. Et nad ei rännanud mõtetes ringi, nad olid kogu aeg kohal ja kogu aeg said siis keskenduda, ma ei tea, oma usule ja asja. Täiesti crazy. Väga karm viis, eks? Müstilisi asju on see inimkond ikka teinud, et kui me rääkisime ka enda alateadusest, siis kui ma mõnikord mõtlen sellele, et mis on salvestunud meie kollektiivsesse alateadusesse, no täiesti lõpp, et seda ausalt öeldes see, et me üldse nagu nii normaalsena saame praegu, meie ühiskond minu arvates on nagu hullumeelsust täis, aga see, et see niigi normaalne on, ausalt öeldes paneb mind imestama, mida rohkem ma nagu ajalugu uurin, sest et seda tapmist, vägistamist, teiste armeede poolt vallutatud maa, rasedate naiste kõhtude lahti lõikamist, mis asja lihtsalt. Vahepeal mõtlesin, et kunagi ju homo sapiens hävitas ka kõik teised sapiensid. Et see võis ka vägivaldne ajast olla. Jaa. Kuule, aga mul on sulle küsimus, kui tohib vahepeal niipidi. Jah, väga. Et sa rääkisid ka sellest, et sul see seljavalu teema oli seotud allasurutud vihaga ja niimoodi. Siis kui, ja ma rääkisin just nendest eriti õudsatest tegudest, mida siis teoorias meie esivanemad on teinud. Et kui ühenduses oled sa saanud ühendust siukse nagu tõsiselt tumeda poolega, nagu siuksega, kes on valmis tegema siukest õudsat asja, oled sa saanud ühendust selle energiaga enda sees? Kui ma niimoodi mõtlen, siis ma arvan, et enne kaitseväge ma väljendasin seda väga ebaküpsel ja lollil viisil, et sattusin kaklustesse tihedalt. Et see on veits siuke, et tahad teist lüüa, siis see ei ole, see on nagu,
see on üsna tume ma mõtlen isegi, et sa ei pea olema midagi teinud otsest, aga lihtsalt, et nagu sa tunned mingil hetkel, et sul oleks see nagu võime tappa kedagi. No umbes nii, jah. Umbes nii. Ma ei tea, ma arvan, et ainult kompinud sükest nagu viha. Ainus mälestus, mis mul praegu tuleb meelde, kui kasuisa suri täpselt suri sarnaselt sel hetkel, kui mina jäin võrdluses, et kasuisa lapsed, ehk minu pooled oli täpselt sama vanad ja jäid oma isast ilma, kui mina olin sama vanune väiksena ja jäin oma isast nagu vaimselt ilma, mitte füüsiliselt. Et siis ma mõtlen see ebaõigluse tunne, et kuidas sa siukse vimka nüüd teed. et nemad peavad ka nüüd ilma isata kasvama. Siis ma võin selle peale, ma ütlen ikka nagu ülemisele korrusele ikka väga vihane nagu, et. Jaa. No nüüd seda vist hakkab, muidugi, ma tegelikult ei tea seda trendi, aga tahtsin rääkida sellest, ütleme, New Age spirituaalsusest, ja just sellest osast, kes on nagu ainult lillekesed ja happiness ja ainult positive vibes ja mitte, et sellele ei peaks keskenduma. Igal juhul tuleks toita pigem valget hunti kui musta hunti. Ei ole mõistlik eitada, et see must hunt on olemas ja teda tasub ka tunda. Et lihtsalt nii-öelda tunne oma vaenlast, see on kasulik. Ja ma märkan, et kui mina olen mingitel hetkedel ühendunud selle ükskõik millise tumedama energiaga või ma olen isegi proovinud nagu aru saada, et mõista, et okei, kui ongi mingisugune siis, ma ei tea, mõrvar või kas või mingisugune CEO, siin mingi suurkorporatsiooni CEO, kes teab selgelt, et ta laseb mingisuguses Hiina tehases, laseb sealt tagakraanist mingit, sõna otseses mõttes mürki sinna vette, ma ei tea, Monsantod asjad, neid on ju tulnud välja nii tohutult palju neid asju, mis nii-öelda pintsakslipslased teevad, Ja siis ma olen proovinud ühenduda sellega, et mis kohas ta siis seda teeb või et ta on ju ka inimene ilmselt ja et mis kohas ta siis teeb ja ma olen aeg-ajalt saanud nagu kätte lihtsalt ja siis see on päris huvitav koht on seda kogeda, et korraks nagu täppida sisse selle teise inimese energiasse, et kust, ma ei muidugi 100% ei tea, et ma olen just täpselt sellega ühenduses, aga kuna ma olen saanud aru, et okei, sellest energiast ma suudaks küll nii teha, näiteks Eesti metsa maha võtta, ma istusin seal metsas ükskord ja vaatasin seda metsa, No täitsa lõpp, ma ei saa aru, kuidas nad raiuvad seda praegu nii palju. No enam iga inimene, kes natukenegi on loodusega ühenduses või üldse mingi loogika, kõik said aru, et see asi, mis praegu toimub, see on natuke üle kätte. Kõik said aru. Ja proovin siis vaadata seda metsa ja vaatan. Mina näen seal ilu, rahu, maandust, elu on ju nii palju asju. Kuidas ta siis vaata ja küsingi enda, et kuidas tema seda asja näeb. Ja muide, see on üks hea nipp on ju, kui küsid, siis üldiselt tuleb vastus ka mingisugune, et siis ma küsisin ja järsku ma sain kätte. Eks ma istusin täpselt see sama kännu peal selle lageraie platsi ees ja järsku ma nägin neid puid, nagu täiesti vaade muutus, ma nägin lihtsalt sirgeid selliseid, praktiliselt nagu rahatorne või materjalitorne. Lihtsalt, siin on natuke jämedam, umbes nägin seal rohkem raha, ja nägingi sükest platsi. Ja sellest vaatest olid kadunud linnud, loomad, mingi samblik, kõik oli kadunud. Ehk siis lihtsalt ma nägin seda materjali seal. Ja ma olingi nagu, ta lihtsalt näebki seda asja nii. Ja ta pole muud moodi seda ilmselt kunagi näinudki. Veel hullem variant on see, et ta on seda teistmoodi näinud ja siis ta valib seda lihtsalt niimoodi näha. Aga siis ma olen nagu, okei, ühendatud, selge. Ma mõistan teda natuke rohkem. Võib-olla see aitab ka seda muutust luua. Mingi hetk. Mingi Eesti film oli see Kratt vist. Seal toodi ka huvitav perspektiiv just selle lageraie või see
mis see masin on, millega puid maha võetakse. Selle juhile, et see tuli kurb, mida te jamate siin, sealt mindi ka protestima, et ärge lõigake puid maha, et mis te jamate, et ma pean siin 500 eurot päev maksma selle masina eest, eks. Et teistmoodi nagu, eks, et kui sul peakski 500 eurot päevas teenima vähemalt, et nulli tulla, eks, et siis võib-olla hakkaks ise ka raiuma, eks. Et nojah, see ütleme mingisuguse nagu harvesteri venna juurde minna nagu nende protestplakatitega, sellest minu hinnangul ei ole nagu kasu, et see error on väga palju tasandeid kõrgemal. Ja kui rääkida üldse juurtasandist või isegi mitte juurtasandist, et lihtsalt nagu kõrgemast tasandist, siis mõttetasandil on error. Et see, kuidas me üldse mõtleme sellest väärtusest, kas me väärtustame seda, ei väärtusta seda, on ju. Ja võib-olla siis on veel kusagil need põhjused seal juurtasandis, on ju, et mis, ma ei tea, hingehaavad ja traumad meil üldse on, et me ei oska seda väärtust näha, on ju. Et emake maa, on ju, võib-olla mingisugused emahaavad, on ju. Ja siis me saame omakorda veel tagasi minna sealt sinna võib-olla suguvõsasse. Ja see on pull ja tuletab meelde, et asju tuleks lahendada sealt tasandist, kus neid nagu kõige kergemini lahendada saab. Et vaata tervise näitel teeme ka nagu enne, et võib-olla operatsioon sinu puhul ei olnud nagu optimaalne lähenemine, vaid nagu palju lihtsam oli seda raamat läbi lugeda. Et aga ma tulen selle tõe juurde tagasi, aga kust nagu, kas on olemas nagu see universaalne tõde? Kui on, siis kuidas me selle üldse ära tunneme? Sest ma nagu oma kogemuski, et ma enda arust olen läbi budistliku filosoofia justkui sai mingisuguse tõe ja praktikateni lähemale, aga siis ikka nagu mitte, et see valeks osutus, aga on veel there's more nagu. Ehk siis, kus ma nagu, et ma vahepeal tunnen, et ma nagu isegi kergelt võtan vastu mingi, see on nüüd uus tõde. Aga siis selle tõe taga on veel järgmine tõde. Et siis kuidas ära tunda universaalset tõde? Selle uue tõe kohta ütles keegi kunagi üli hästi, et äkki see oli mingisugune Jim Rohn või äkki tema sai selle veel oma mingilt õpetajalt. Igatahes, et see uus tõde on üks paganama kahtlane asi, et tõde on pigem vana. Et see on nagu tihtipeale koht, mida ma ise vaatan ja jälgin, et loomulikult meil tuleb, ja siin vaata, ei tohi segamini ajada, meil tuleb uusi avastusi. Aga kui me avastame midagi, siis tegelikult see on enamasti juba väga ammu olemas olnud. Ehk siis see tõde on seal tegelikult vana, aga meie lihtsalt nüüd, vaata, teadus avastab siin asju. No jah, sa avastasid, aga see eksisteeris ka enne seda, kui sa selle avastasid. Samamoodi nagu Columbus avastas Ameerika. No indiaanlased, ma arvan, ei ole selle faktiga väga nõus, et nad juba olid seal. Ammu avastatud. Nii, aga kuhugi... Universaalne tõde. Ahah, universaalne tõde. Kuidas siis see nagu ära tunda? Jaa, et esiteks jah, see mingisugune nagu vanaduse test ja mina ise testin ka tihtipeale läbi sellise loomulikkuse, et ütleme loomulikkus, looduslikkus, et sealt olen nagu palju seda kompassi saanud, et see ei ole nagu üldiselt alt vedanud. Et kui mis on nagu loomulikum. Aga kui mõtleme niimoodi, näiteks tõe juurde, sa ütlesid, et see toob, et kõik peaks tõde väljendama, eks ju. Aga siis me enne, kui mikrofoni tööle panime, rääksime ka vihast, eks ju. Et kui minu tõde, minu hetk on olla vihane, siis see on justkui nagu minu tõde. Ma ei, kas on hea sõna siin kasutada üldse, et ma olen selles emotsioonis. Nüüd, mida ma olen teinud tegelikult on see, et ma olen vihane ja kui minu jaoks vihane on selles hirmutav, et ma võin siis midagi, ma ei tea, kardan enda agressiivsust, siis ma panen ta niimoodi kõrvale või alateadlikult või ma ei märkagi, et ma olen vihane, natukene aega hiljem. Üks hommikul mõtlesin, et kasside peale, kassidel on, kui lähed kassiga tülli, siis oota 24 tundi. Ta on nagu sellest hetkest on ta 24 tundi vihane, eks sa mõtlesid, miks me inimestena siis nii erinevad, erineva isendaga,
et siis võib-olla ka enda vihale anda nagu ruumi, teadvustada, et see ei ole nimelt korraks olen vihane ja siis läheb üle. Jaa, no sa ütlesid, et võib-olla see tõesti, see tõde ei ole seal nagu see parim asi, parim sõna, mida kasutada, et see ongi see on hetk. See hetk on tõeline, selles mõttes, et see kogemus sellest on sinu jaoks tõeline, aga emotsioon ei pruugi veel olla tõde, et ta on lihtsalt hetke emotsioon. Kuidagi võib-olla nii, et ja tõde loomulikult oleneb hästi palju läbi mis väärtuste ruumi me seda vaatame. Et jah, et täpselt samamoodi nagu see metsa näide võib olla. Et tõde on see, et ta on see elukeskkonna see ja too on ju, aga teisest perspektiivist vaadates ta on ka see materjal. See laud on ka puust, eks? Just, see laud on ka puust on ju väga, väga tore on ju ja puitmajad ja kõik särki-värki. Ja siis kuidas ma sealt nagu edasi lähen, et okei, kui on nagu üks tõde ja teine tõde, siis mulle tavaliselt on toiminud, et aga liidame need kaks kokku ja tuleme seal kuskil, see kuldne kesktee on ju. Et okei, ta on materjal, ta on see elukeskkond ja tegelikult, mis seal salata on ju ka välja mõeldud väga palju jätkusuutlikke metsapidamis, üldse farmi, toidu kasvatamis, igasuguseid praktikaid, et nende kõige parem näide on see, üks väga hea näide, on see sinine majandus, kelle poolt ta nüüd kirjutatud oli. Üks väga tark mees, mul praegu ei tule nimi meelde, käis Eestis ka rääkimas hiljuti. Igal juhul sinine majandus 3.0 on vist ta viimane raamat, vähemalt see, mis mina lugesin. Ja seal on uskumatuid näiteid, kuidas ühe tööstuse jääke saab umbes 90% ära kasutada, et see on täpselt see toormaterjal, mida teisel tööstus vaja, mingi kohvipaksu kogud nendest coffee shopidest kokku ja kasvatad seal edukalt neid väga mingid hinnalisi seeni. Söögiseeni on ju. Metsaga ma ei ole nagu nii kursis, aga ma tean, et seal on ka neid praktikaid, mida saab teha, mis on nagu kaks tõde kokku pandud ja kõik saavad õnnelikult elada. Ja ühiskond üldse, ma tunnen, vajaks seda sama asja, et praegu seda, eriti hästi näitas seda koroonakriis, aga see on üldiselt jäänud ka praegu, et see selline lõhestumine, et üks või teine ja siis see sõdimine, seda on koomiline on seda kaugelt vaadata, et Tragikoomiline ütleks siis. Jah, tragikoomiline ja vahepeal ka tragöödia on ju, et jah, mitte, et ma ise ka mõnikord ei langeks sinna, sest mõnikord tuleb see tunne, et nüüd ma tahan sõdida. Tahan midagi arvata või tahan kellelegi nagu ära panna, sest ma tean umbes, et minu tõde on õige. Et seal ei saa ka nagu jääda lõpuni selleks passiivseks vaatajaks. Mu vana roll on alati see neutraalne. Et proovin nagu kogu aeg olla nagu lepitaja või? Ja. Siis viimase ajal nagu ma ei viitsi enam, nagu mul on kopp ees sellest. Et mingi veel olid valimised hiljuti, eks ju, seal täielik polariseerumine, eks ju. Et siis kõik ajab nagu närvi lõpuks ja kõik nagu ajavad sama sitta lihtsalt erineva nurga alt nagu. Et siis nagu päev lõpuks kedagi see usaldada on ka karm võib-olla veide, aga et või siis kuskil ütles, et poliitikuid ilmselt ei saagi. Jah, et poliitik ei ole sitane, vaid tool, kus ta istub, on sitane. Jah, sest me oleme ju näinud seda, kuidas ja see on kusjuures huvitav asi üleüldse, see tooli näide. Et miks, kas või siis poliitika vast on kõige parem näide, kuigi mul ei ole otsest väga lähedast kokkupuudet sellega, aga ka ütleme ettevõtlus ja mingid muud asjad. Et miks siis seda muutust ei tule, et kui läheb mingisugune noor inimene heade mõtetega, puhta südamega, heade väärtustega, läheb tegema siis kuhugi nii-öelda organisatsiooni või struktuuri, siis tihtipeale ongi see, et isegi tema tahaks seda tooli nagu puhtaks pühkida, ütleb, et kuule, selle tooli me peame nagu välja vahetama. Aga siis on see mingisugune 10 venda tuleb, ütleb sulle, et ei,
see tool jääb selliseks ja kui tahad üldse istuda, siis istud siin, on ju. Ja noh, ja nüüd ongi see enda sisemise jõu, tõe, väärikuse koht, et kas sa siis jalutadki minema, teed kära, mis iganes, noh, ütleme siuke whistleblow imise teema, on ju, võib-olla ka siia võib tuua sisse. Aga noh, see teeb ju, noh, näiteks siis Edward Snowdeni või Julian Assange'i näitel, see toob neile väga palju ebamugavust kaasa, kui seda nüüd väga hellalt sõnastada, on ju. Ja ma olengi tähele pannud, et ka paljud head inimesed lihtsalt valivadki selle, et noh, neeladki alla ja tool on ju soe ja tegelikult ma saan siin neid boonuseid ja saan oma perele vähemalt hea elu tekitada, et see on hästi huvitav koht ja ma ei ütle, et ma siin nagu mingisugune parem vend olen, on ju, et aga ma loodan, et ma suudan teha neid valikuid seal kohtades, kus kõige rohkem loeb. Räägime korraks sinust. Et okay. Selles mõttes, et sa olid IT-ettevõtja. Mis sa tegid, mis sa teed? See on selline klassikalised küsimus. Ja see oli nii, ma olin nagu oota, mis asja, aga ma olengi kogu aeg, aga jah, et minust on. No selles nagu... Ja, ma saan aru, mis sa mõtled, see on väga hea point. Ja, et mis ma siis teinud olen üldse siiamaani. Ja, IT-ettevõtja, IT-ettevõtluses olen olnud pikalt, ütleme ühe jalaga nagu endiselt. Mis see tähendab? Mis sa täpselt tegid? Mis ma täpselt tegin? Arendasin CRM tarkvara nišiturule ja ütleme, oli siuke, liitusin nagu startupiga ja sealt kasvas välja järgmine ettevõte ja noh, siuke paras tohuva pohu, tõusud, mõõnad, langused, edud, on ju. Et olen nagu selles maailmas sees olnud. Ja minu viimase aja, tähendab nagu kirg, mis tuleb välja, mulle meeldis kogu aeg, aga ma ei saa teadnud, mis see on siis coaching. Käisin juhtimiscoachingut õppimas EBS-is ja see oli nagu, avastasin midagi, mis mulle väga, väga, väga sobib. Ja see oli kuidagi nii lepase reega nagu läks, et kuidagi super lihtsalt. Et nüüd teen coachingut, juhtimiscoachingut ja ka teema, mis seal coachingu valdkonnas nagu tuleb üles ja milles ma ka tunnen ennast hästi, on siis suhteteemad, ütleme, suhtlemine ja kommunikatsioon. Et nii siis personaalne, romantiline kui professionaalne. Inimeste vahel lihtsalt. Ja. Mis on niisugune läbi mure ka, mis tavaliselt nagu jälle sama muster. Või on ikka üllatab? See on olnud ikkagi nagu, noh, see on avastus, mille üle ma jätkuvalt üllatun, sest et see läheb nii sügavale minu arust. Et no ma ütlen nüüd suvalise numbri, aga see on nagu tunnetuslik, et 90% kõigist suhete probleemidest tulevad sellest, et me lihtsalt ei saa teineteisest aru, ehk siis kommunikatsioonist. Me kas ei oska väljendada või väljendame perfektselt ja teine inimene lihtsalt ei saa aru, et meil on see filtrite kiht on nagu nii julm. Ja noh, ühed kõige julmemad filtrid ongi siis uskumused ja traumad, on ju. Et kui sul on ikka uskumus, et sa ei ole väärtuslik või et sa ei ole ilus ja su kaaslane ütleb sulle, et sa oled kõige ilusam üldse, siis ja sa võid nagu naeratada ja aitäh, aga noh, see tegelikult ei jõua sulle sisemuses kohale ja siis ütleme paari kuu või aasta pärast see tuleb mingisuguse twisted tüli käigus kuidagi, et ma ei tea umbes, et ja siis sa mõnikord ütled mulle, et ma olen ilus ka, aga tegelikult ma tean, et sa ei mõtle seda umbes, siis nagu mis asja, vaata, et see on olen ise selles miks see mind huvitab, on ju, ma olen ka selles ise nagu palju sees olnud ja õppinud ja kogemusi saanud ja ämbreid kolistanud, seega see on ulme. Kas on midagi, mis oleks mis enda kohta nagu tegid alati ühtemoodi, mõtlesid, et see on täpselt õige, aga siis said nagu
vaatenurga ja muutus? Neid asju on kindlasti tohutult palju, aga kas sa kuidagi natuke täpsustaksid, mis valdkond? Võib-olla niimoodi, miks ma ise nagu, et vahest ma avastan mingi asja, siis ma nagu pettu või? Iseendas olen nagu mingi pettunud nagu, aga siis see sama praegu, et mul enda puhul näiteks viha avastamine, siis mitte ma natuke olen nagu siuke, et mida kuradi, et nagu toimub, eks ju. Et tuli ka seljavalud vist, sealt üldse see soovitus tuli, eks ju. Ja. Et mis viha sa alla surusid? Oh jumal. No õnneks on mul nüüd juba aastate tagune asi. No ühesõnaga seda kasvu, tähendab, kui sa veel küsid, mis ma teinud olen üldse viimase 10 aasta jooksul, siis see on olnud väga tugev enesearengu tee, väga tugev nagu iseenda lahti häkkimine ja uuesti siis kokku panemine, nii nagu tundub parem ja siis jälle uuesti lahti võtmine, et siuke lõputu protsess. Ja neid kohti, kus ma olen aru saanud, et ma olen ikka täitsa loll olnud mingite kohtade peal, on mitmeid. Kas või võib-olla mingites kohtades näiteks suhtes liiga tugevalt tõe taga ajamine või siis, veel parem, selle õigluse taga ajamine suhtes on ju. Vot see on üks väga ebaproduktiivne asi olnud just selle suhte nagu soojuse säilitamiseks, aga kuna ma olen selle nagu tõe ja õigluse lippu mu jaoks kuidagi nii oluline, siis see tundub nendel hetkedel, kui ma olen selles vaibis, see tundubki, see on kõige olulisem üldse, siit peab see tõde välja selguma, on ju, ja mul ei ole vahet, ma võin olla kaotaja ka, aga ma tahan selle tõeni jõuda, see on mulle nii oluline. Aga nüüd ütleme siis aastatega ma olen õppinud, et võib-olla mõnikord oleks kasulikum panna selline lipp natuke kõrgemale, näiteks nagu armastus. Et võib-olla tead, vahet ei ole see õiglus praegu. Lihtsalt äkki on olulisem armastus antud hetkel. Ma tean, et kindlasti vähemalt üks inimene, kes seda kuuleb, muigab praegu siin tugevalt. Aga kuidas nagu, mul ongi mõnikord nii raske nagu see, et mul on ju väärtused, õiglus on justkui universaalne, tõde. Ja võib-olla mul on tegelikult hirm, et kui see nüüd korra laheneb ebaõiglaselt, siis see jääbki ebaõiglaseks. Et ma soovin nagu justkui läbi selle heas mõttes ebaõigluse sõdimisega luua õiglast ja võrdset keskkonda. Võib-olla nii mõtlevad kõik sõjapealikud. Mitte kõik, aga ütleme, et tahavad justkui päästa, aga tegelikult tekitavad sellega surma. Et see, mul ei olegi nagu siin midagi head öelda peale selle, et eks see on selline tants on ju, et ära tunnetada, et millal siis on see nagu sobilikum asi ja sellega on ülihea näide võib-olla motospordi sõpradest, et kunagi mingis suvalises foorumis mingisugune tüüp postitas, et krossikaga sõitmine, et see on nagu siuke black art on ju, et sa ei tea kunagi, et mis see täpselt õige lähenemine on, et mõnikord on, kui sa tahad seal kraavist üle saada ja paned rohkem gaasi, see on täpselt ideaalne, sa lihtsalt sõidad seal kraavist üle on ju. Ja teinekord on just see, et sa pead seal niimoodi hellitama selle siduri asjaga on ju, et sealt päriselt üle saada. Ja ma kuna ma olen nagu motospordi fänn, siis see näide mulle eriti nagu oli maitsev. Aga sama asi, ma arvan, kehtib ka eluga ja meil nagu meeste vaatevinklist veel vaadates siis ka naistega, et see ei ole niimoodi, et saad ühe puuga lüüa ja et iga päev lilled ja siis on nagu happiness, et võib-olla mõni päev hoopis midagi teist selle asemel ja see on see peen mäng ja mulle väga meeldib olla selles energias, kui ma viitsin seda peent mängu mängida, aga ma ei tea, kas sa samastud sellega, aga mõnikord mehena nagu tundub, et lihtsalt võiks kuidagi lihtsalt toimida. Konkreetsemalt ja lihtsamalt toimida need asjad. ja ka siis asjad olid siin praegu ka naised, on ju. Et jah. Just eelmises saates tõdesin see
hea on see, et kui ise salvestad, siis mõnikord ei saagi kõigest aru, mis toimub sellel hetkel. Noh, kas või meie saada siin, eks ju, aga pärast järelkuulamisel on niisugused kas oih või ohoh mõtted, aga siis ilmselt ka, et naised on nagu õrnemad ja see on nagu okei, aga siis vahepeal nagu mul on nagu ongi ka raske, et nagu konkreetsemalt tahaks nagu aru saada, mida siis tegema peab nagu. Et see jah, kusjuures see mehelikkus ja naiselikkus on ju ka praegu ühiskonnas väga-väga tugevalt teemana õhus. Ütleme siis ühelt poolt mehelikkus ja naiselikkus ja teiselt poolt siis neutraalsus, tähendab võrdsus, mis on tekitanud neutraalsuse, mis ütleme nii, et siin on minu meelest natuke võssa pandud selle teemaga, et ma mõtlen, et tegelikult see nagu Eesti ühiskonnas, mul on tunne, et see ei olnud nii suur teema ja siis järsku nagu läbi lääne meedia on sellest tekitatud mingi teema ja siis justkui see oleks nagu ülioluline asi, mida arutada. Aga see tundub nii nagu kolmandajärguline, et miks üldse, ma ei tea, suunata nagu oma energia, ma ei tea, et ongi poliitikas lihtsalt arvatakse võimalust, vastanduma, eks ju. Et aga tegelikult jumala savi, et ongi, et see võrdsus muutub lõpuks nagu ülevõrdsuseks või nagu sa ütlesid väga hästi, et see neutraalsuseks. Ja, ma mõtlen, mida sa nüüd täpselt mõtled, et millele ei tasu tähelepanu pöörata, sest minu jaoks see teema on nagu üli oluline, ma võin seletada, miks. Palun. Okei. Ma võib-olla alustan siukse natukene võib-olla trigerdava lausega, aga samas minu jaoks oli nagu wow. Et ja ma alustan võib-olla veel kaugemalt. Et selge on see, et kui me vaatame, siis lähiajaloos ja võib-olla ka kaugemas ajaloos mehed on naisi ikka ultra palju represseerinud. See jällegi nagu, need asjad tunduvad ja veel ka ütleme ainult 100 aastat või isegi ainult 50 aastat tagasi. Et ulme, et jah, ma ei hakka siin isegi näiteid tooma, sest osad need on lihtsalt nagu, ei mahugi nagu pähe, et wow. Vahepeal, kui ma kuulen naisi rääkimas, et neegrid on lollid, siis ma tuletan meelde, et ka te olite vahepeal nagu, neegri rollis. Wow. väga jah, ma saan aru. Äärmusnäide, eks? Äärmusnäide, aga ma saan aru, mis sa mõtled ja ühesõnaga, neid on palju represseeritud ja feminismi teke sellest on nagu väga-väga loogiline. Ma saan täiesti aru, miks see on tekkinud seda sorti feminism, on ju. Aga keegi ütles väga tabavalt, et feminism võitiski, aga naised kaotasid. Ja see on nagu asi, mis pani, minu meelest sellele tasuks nagu mõelda. Ja et selge on see, et need represseerivad mehed oli üks äärmus. Ja kui on üks äärmus, siis tekib vastasjõud ja siis mis peaaegu, et alati juhtubki, et siis surutakse kuhugi kohta, kus nagu nüüd naisi tunnistati, anti seal hääleõigus ja mis iganes asjad veel. Aga siis selle inertsiga lükati asi teisele poole äärmusesse. Ja siis ja see on väga paljude asjadega maailmas nii, et käiaksegi siis ühest äärmusest teise, see üks riigikord, teine riigikord, demokraatia, ma ei tea, või kapitalism ja sotsialism, on ju, aga nad on mõlemad crapid, me ju saame aru, on ju. Nii kapitalism kui sotsialism ja kommunism, on ju, mõlemad on crapid. Ja samamoodi selle feminismiga, et kuskil ikkagi see kuldne kesktee tuleks leida ja kokku tulla. Ja minu isiklik arvamus on ikkagi see, et selles püha polaarsuses, püha mehelikkus, püha naiselikkus ja selle dünaamikas peitub see vägi, peitub see jõud, peitub see ilu. Et, ja jällegi, miks ma seda arvan, sest et see on vana tõde. See on naturaalne, see on looduses. Et see ei ole mõeldud siin viimase 50 aasta jooksul välja, et nüüd on see võrdsus see kõige parem asi. Et võrdsus loomulikult teatud kohtades, aga
aga mitte energeetiliselt. Me ei ole energeetiliselt selles mõttes samad. Seda nagu imelik nagu võrrelda. Kuigi nagu mul oli kliendid olid vahepeal feministeerium ja siis seal kuulasin ka nende nagu, et jumala õiged argumendid neil, et kõik ongi nagu, et ega nad lolli juttu ei räägi. Ei. Ja siis ma vahepeal tundsingi, et nagu, et mul on nagu mehena sellel raske kaasa minna, sest ma nagu ma niikuinii juba vahepeal vaatan osasid mehi nagu, et sitad mehed, eks ju. Aga mis paneb mind jälle, kui ma ühte meest kohtlen kui sitta, ma olen ise ka mees, siis ma kohtlen ka ennast nagu sitta. Või siis ma ka endast halval arvamusel või siis pean ennast paremaks. Ja see on kindlasti nagu libe tee. Ja. Aga mis sa pakuksid lahenduseks? Kuidas sõlmida, kas on vaja sõlmida rahu meeste naiste vahel? Kindlasti. Kindlasti nagu, ma juba olin, et ei tea, mida vastata, aga kui sa nii ilusti küsisid, kas tuleks rahu sõlmida? No ilmselgelt tuleks rahu sõlmida. Mida me sellest sõjast? No sellest sõjast ei võida. Jah, ütleme, sellest sõjast kindlasti ei võida keegi. Aga kas üldse, sorry, ma hüppan kohe siin. Jah. Praeguse sõja peale, et kas saab üldse nagu, kas selles sõjas keegi saab üldse nagu võitjana välja tulla? Kas sõjas kunagi üldse tullakse võitjana välja ja siis ma vahest mõtlen, kas sõjad, mis on alustatud, kas need kunagi üldse lõpevad? Nendest tänapäeva sõdadest ma tõesti ei usu, et keegi siin võitjana välja tuleb. Küll aga ei tarvitse isegi väga palju tuhnida, et saada aru, kes sellest tuleb kasumlikult välja. Ja siin on lihtsalt follow the money nagu reaalselt ka selles rahaga kapitalistlikus ühiskonnas on üks lihtsamaid tõe välja selgitamise viise lihtsalt jälgi seda raha. Ja või kelle oma on 10% iga maailma ettevõttest. No just täpselt kõik need on, aga see on ju sama asi raha, on ju. Ja teine asi jälgi siis mõjuvõimu, on ju. Money and power. Et ja siis saad vastused, kes tuleb sealt kasumlikult välja ja kes potentsiaalselt üldse seda tahtis, on ju. Ja see oli nüüd üks tüüp tahtis, on ju, ma ei väida seda. Siin on ju tuhandete mõjuvõimsate inimeste väiksed asjad on mängus, on ju. Kes tahab natuke seda, kõik üritavad ennast natuke upitada, kõik üritab ennast natuke kopikat sealt teha. Kolmas vend üritab enda mingit vana errorit kinni mätsida, on ju, Ukrainas on seal ka rahapesu teemadega nagu päris palju asju välja tulnud, on ju, et seal neid tasandeid, jällegi neid tasandeid sellel tõel on üli palju. Aga fakt on see, et see ei ole tõetasand, et nüüd see Ukraina, või tähendab, et see Vene 18-aastane tüüp tahab sellele Ukraina 18-aastane tüübile nagu, et suurim soov on talle kuul pähe lasta. Et vaevalt küll, et jah. Kui sa oleks täna maailma valitseja ja saaksid oma võlukepikesega teha, mis tahad, et kuidas sa, võib küll, ma ei tea, loll küsimus, kuidas sina lõpetaksid selle sõja? Või või siis, et kui sa maailma valitseja või siis teistmoodi, kuidas mina saaksin täna nagu panustada või teha, et ma praegu alguses ütlesin neutraalse hoiaku, nüüd jälle on selline, et miks mitte midagi ei tee nagu, et selles mõttes, kuna see asi on alustatud, ongi vaata nii paljude, ma ei tea, aastakümnete jooksul tekkinud mingi geopoliitilised mõjud, kellegi mingid võimuihad, kellegi rahad, kellegi mingid kinnimätsimised, et seal on nii palju neid asju seega, et kuidas seda nüüd kõige paremini lahendada selliselt, et see mingi, et ütleme, lahendan nagu justkui ära, aga nagu mingi 1000 venna huvid on seda ikkagi jätkata, et siis ma ütlen, et mul pole õrna aimugi, kuidas seda lahendada. Küll aga, ma arvan, millega meil tuleks kõigilt tegeleda kollektiivina on selle ikkagi selle mõttelaadi lahendamine, et aru saada, et tänapäeva iga sõda on tugevalt nagu rahaliselt motiveeritud, et seal ei ole see, et ma ei tea, nagu vanasti, et
keegi tuli lihtsalt kallale kellelegi, et vallutan selle maa lihtsalt. Või vana suguvõsade vahel. No jah, mingi suguvõsad. Et umbes mingi taoline, et see pole nagu päris see enam. Seega need on kõik kuidagi niimoodi niidi tõmmatud, motiveeritud. Ja seal on jälle see, et okei, kui täna see noor inimene saab siis sinna poliitikasse või mingitele juhtivatele positsioonidele, et hakata tegema neid paremaid otsuseid südame järgi on ju, ja päriselt nagu mingisuguse väärtustele põhineva loogika järgi. Et ma näen nagu, et ainult sealt saab seda muuta ja omamoodi siis see sõjaväe teema on ju, mis on päris selline et vaata, kui nüüd paljud nagu nii-öelda taandavad ära, et Putin läks kallale Ukrainale või Putin läks kallale Zelenskile, on ju. No vaata, kui see oleks, et siis kui nüüd keegi neist sellega kaasa ei läheks, mitte ühegi riigi noor inimene, kes seal sõjaväes on, siis olekski, et üks vend peab marssima teise juurde ja talle lõuga panema, on ju. Ja vaatavad ise, kuidas seda ära lahendavad. Et meil tuleb ka aru saada sellest, et see sõda saab juhtuda, on selle pärast, et mitte, et 100,000 inimesed on nõus selles osalema. Kuidas selles nüüd mitte osaleda? Ma saan aru, et see ei ole nagu nii ühene vastus, on ju. Et kui sa juba oled seal sõjaväes käinud, sul on kohustus, ma ei tea, kuidas need seadused seal riikides on ju, aga oletame, et sul on see kohustus, et kui sa ei lähe, siis ma ei tea, vanasti lasti maha, võib-olla praegu lähed vangi, on ju. Et kui sa juba selles olukorras oled, okei, see on täbar olukord ja siis sa pead tegema seal paremaid valikuid, aga ma räägingi sellest, et kuidas seda nagu välja juurida. Selle mängu peab üldse ära jätma juure tasandist. Kas arvad, et kunagi 1000 aasta pärast võib-olla maailm siuke koht, kus võib-olla politsei on, aga ütleme, et sõjaväge kui siukest ei eksisteeri enam. Või siis peabki olema mingi see üks maailmakord, vaata, et ja see üks maailmakord, kui ta oleks hästi juhitud maailmakord ja tugineks headele väärtustele, aususele, õiglusele, tead, siis mul ei oleks vist isegi midagi selle ühe maailmakorra vastu. Aga see praegune üks maailmakord, mis tahab tekkida, ei tõota head. Ja kui sa küsid tulevikust, et milline see on, siis ma ikkagi isegi tumedamatel hetkedel ma pean jääma selleks optimistiks, et see oleneb meist. Ma tõesti usun, et see oleneb meist. Kõigist. Et kui me kõik teeme paremaid valikuid, siis see asi paraneb. Et täpselt samamoodi, see on, ma arvan, üks suurimaid valesid, mida ma ei tea, kus on tekkinud, võimalik, et seda on kuskilt ette söödetud inimestele, et üks inimene ei suuda midagi muuta. See on vale. Suudab küll. Ja sealt see alguse saabki. Teinekord suudab üks inimene väga palju üksi ära teha, aga mõnikord ta lihtsalt paneb selle domino efekti käima. Et jaa. Mis sa sellistes olukordades teed, kui on justkui mingi tõde, oletame, et selleks on see vaktsineerimine, see on niisugune piisavalt ärevust tekitav teema või ärevust duaalsust võib-olla. Et see ei ole hea võrdlus. Yeah. Et tegelikult see on nii äärmuslik näiteks, et kui minu sisetunnetus, mis ei pruugi õige olla, et haigus, see seljavärk, et haigused justkui enamasti on meile enda kontrolli alla, kui ühiskond on psühhoosis, siis see lõpuks nagu mõjutab ka indiviidi.
et see ei ole võib-olla hea kas sa näide. tahad sinna nagu reaalsusloome teemasse minna praegu, et natuke nagu igaüks loob oma reaalsust või? Ei, mõtlen see, kui näiteks sa kohtad mingit infokildu või näiteks Twitter filesidest loed, et USA demokraadid on siis rämedalt mõjutanud kõiki, mis meie ümber toimub sotsiaalmeedias. Üllatust. Jah. Ja siis kui ma proovin mõnikord arutada kellegiga, tõin eelvestluses väga lähedase inimesega arutasin, et tavainimest, koti on vale sõna võib-olla, aga ütleb, et so what, vaata. Et vaktsiin oligi võib-olla mingi, et siuke, kas mitte pseudo, aga ütleme, et siuke nagu katsetus, mida iganes sealt välja tulemas on või tuleb välja, siis ma näen, et nagu siuke tavaline inimene, tal on nagu ükskõik või, et tal on suuremadki muresid kui maailma mured. Ja siis ma vahepeal mõtlen, kas ma ise mõtlen üle, et mul on piisavalt palju aega elus, et mõelda nende asjade peale või lugeda ja uurida üldse. Et siis ongi, et siis ma vahepeal hakkan ise endale tunduma nagu vandenõuteoreetik, aga näe, see on ju tõde, proovid nagu edasi anda, aga siis kedagi nagu ei, mitte kedagi on vallesan, aga päris paljusid ei koti. Ja ei kotigi nii öelda sellepärast, et neil on suuremaid muresid, nagu sa ütlesid. Ja suurem mure, me võime selle panna nagu, mida see tegelikult tähendab? See tähendab, et neil on valus, neil on paha olla, neil on mured. Ja seljavalud. No näiteks seljavalu või klassikaline, millega tegeleb siin enamus maailma, et raha, iga päev selleks midagi teevad, et saada raha, et kuidagi moodi ära elada, ära elada. No mure on see, et tähendab, jah, see nagu ellu jäämine. Ja, et wow, et sa siis, et sinu selle inimeksistentsi tipp on see, et sa päevast päeva kuidagi moodi proovid ellu jääda, et oleks nagu piisav amps suus. Ja kui see on see koht, kus sa oled, siis ma saan aru, Maslow püramiid ka, et siis reaalselt see nii ongi. Aga ei tasuks nagu maha teha neid vendi, kes on selles püramiidis natukene suutnud nagu endal need baaslevelid ära katta ja suudavad mõelda ka natukene nii-öelda kõrgemate probleemide peale, mis tegelikkuses sealt nii-öelda probleemi püramiidi tipust nad ju mõjutavad seda kõike seal allpool, on ju. Et see on nagu, võib siis kuidagi niimoodi, et seal tipus on nagu kõige olulisemad probleemid tegelikult, on ju. Nagu me enne ka siin rääkisime, on ju, et asjad saavad mõttetasandist alguse, on ju. Mitte sellest tasandist, et venelane on pahane ukrainlase peale, on ju. Et see oli praegu võib-olla natuke halb näide, aga ühesõnaga jah, et sa said aru, on ju. No, et kuidas selle, et päeva lõpuks mulle tundub vahel lihtsam, et nagu kui ma kogu see info mõnikord ei oleks minuni jõudnud, siis oleks nagu, et elaks nagu toredat elu ja käiks tööl ja teeks nii, nagu teised ütlevad ja Vot, okei, mul tuli meelde, millest me rääkisime. Siin on, mul on ka seda olnud, seda kohta ja isegi seda kohta, kus vaata Matrixis on see tüüp, kes on nii-öelda Matrixist lahti ühendatud, ta on päris maailmas, aga tal hakkab ka see päris maailm nagu liiga õudne tunduma ja ta tahab Matrixisse tagasi pääseda. Tahab seda oma kanapraadi või midagi. Ja tahab seda steiki nautida lihtsalt nagu täielikus selles õndsas teadmatuses, on ju. Ja ma olen ühendunud selle tüübiga ja ma olen tundnud seda aega, täpselt nagu sinaga, et võib-olla nagu, mul on see siuke info hulk on ju ja ma nagu, selles mõttes silmad lahti, ma näen päris paljudest asjast läbi, millest ma läbi ei näinud. Et ma samastun, aga siis ma küsin enda käest, et nagu sa ütlesid, see ilus elu, aga kas sa hinges päriselt nagu kas sa päriselt oleksid õnnelik, kui sul lihtsalt on see siuke teadmatus, et see on nagu, vaata nagu Neo seal Matrixis ütleb, et ta küll elas nagu elu, aga see on see midagi kriibib, sa tead kusagilt, et midagi on nagu kas mäda või midagi on rohkem, on ju. Ja see on see kriipimine, mis minul on siiamaani, mis mind paneb
uurima, ennast arendama, ennast avastama, ennast testima, on ju, et see on ikkagi see nagu, ma ei tea, kas kasvusoov või arengusoov või noh, ma ei tea, mis ta täpselt on ju. Ja nendest et kas on mingi piir ka, mis sa oled enda jaoks pannud või kuhu maani on tervislik nagu, et vahepeal, et see ongi, et seal interneti info hulk on nagu lõputu, eks ju, rohkem kui me elueaga suudame ära tarbida. Et kust läheb piir, et kas sa paned endale mingisuguseid piire paika või või otsapidi teise teema oli ka see sotsiaalmeedia, et kuidas sina seal käitud või et täna nagu samas see teadlikkus, et kui me teadvustame neid argipäeva muresid, siis ma ise just mitte sotsiaalmeedia algusest, aga ütleme Facebooki algusest saadik 12 aastat kogu aeg nagu ka filosofeerinud selle üle ja vaadab, kui inimesed käituvad, eks. Tein mingi auhinna mänge ja näed, kuidas inimesed lolliks lähevad, eks. Väikse 100 euro nimel teevad igast lollus, eks. Et siis, et ma natuke saan nagu jälgida seda, kuidas inimesed käituvad ja siis enamus huvitabki, oma need lõbusad videod, ennast ka, eks ju, aga mul on sulle vastus olemas juba õnneks, et esiteks enda head tunnet, alati see ei peta nagu kunagi, et jälgid seda enda head tunnet ja tõesti nagu läheb aeg-ajalt liiga paljuks seda kõike ja tekibki endal halb tunne ja tekib nagu see overwhelming tunne, et oh my god, et siis on tõenäoliselt liiga palju. Aga ja teine koht, märkan, kuidas mul see kapatsiteet nagu muutub ajas, et kui mul endal hea olla, ongi need võib-olla siis püramiidi alumised astmed on täidetud, siis mul ongi seda ruumi seal tuhlata ja analüüsida ja aru saada ja võib-olla isegi jagada seda mingisugust infot on ju, või taipamisi. Ja teinekord mul ei ole ruumi seda teha, siis ei tee. Ja jällegi, et miks enamus ei julge tõde uurida, vaadata, sest et nad on liiga pisid muude asjadega. Ja tihtipeale nad ütlevad, et see ei huvita neid, aga tegelikult lihtsalt ongi, et neil on nii palju neid aktuaalseid probleeme, et nad ei jõuagi selleni. Et oleme omajagu lobisenud. Kas on mingi teema, kuigi tavaliselt, et ühesõnaga, proovin olla väledam kui 2 tundi. Tund võib-olla, me ei pea nüüd kohe punkti pealt ära lõpetama. Aga ma lihtsalt toon korraks tagasi. Ma ei tea kuhu, aga siia. Või võtame see eelmise teema ilusti kokku. Me võime selle kokku, ma ei tea, kui kokku võetud või mitte kokku võetud ta meil on, aga sealt mul tuli nagu see korraks selle tõe ja armastusse vaatamisest ma võin korra rääkida veel. Palun. Tõde ja armastus. Lihtsalt kuidagi see sõna jätk nagu, või mõtte jätk jäi sinna, et jah, lihtsalt kõndisin vist toas ringi ja mõtlesin, et vaata, kui meil on baashirmud on surmahirm ja siis on see teiste inimeste arvamuse hirm. Osad ütlevad, et ka lavahirm, aga ma arvan, et see läheb sinna teiste inimeste arvamuse hirmu nagu kokku veits. Minu arust kõik inimesed, kes lõpuks saavad lavale ja seal naudivad tegelikult seda. Mingil moel. Jah, õpivad, see on treenitav. See on treenitav. Ja siis hirm edu ees on tegelikult ka nagu, ja see on nagu kõige trikim neist. Aga sealt ma veel nagu tuletasin, et kuhu on kohad, kuhu me ei julge vaadata. Ja tuli 2 kohta kohe, et üks oligi tõde, et kas siis ütleme siuksed universaalsemad tõed, mingisugused tõed selle kohta, mis meil ühiskonnas reaalselt toimub, mis inimesed meid kuidas moodi mõjutavad, mitte ainult, tähendab, ma ei ütle, et positiivselt või negatiivselt, need lihtsalt mõjutavad. Fakt on see, et iga äpp mõjutab meid mingis suunas sisuliselt, mida me kasutame. Aga ka see tasand, et me ei taha hetkes tõde näha. Ja see on seotud selle kohaloluga, et ja sellest räägib Eckhart Tolle päris palju, et me lihtsalt ei julge siia seda hetke tõde iseendale tunnistada ja seega me oleme kannatuses, me oleme seal ajavangis ja ei tule siia hetke ja kui on need helged hetked mõnikord, kui ma nagu saan aru, et et mul on
halb olla, mingisugune ärevus või siuke pinge või noh, mis iganes seal on. Ja kui mul tuleb see mõte meelde, et Jaan, et mis tõde sa praeguses hetkes väldid või mida sa üldse praeguses hetkes väldid, siis mõnikord küsin selle küsimuse ära, istun korraks rahulikult ja tuleb mingisugune mingi hetkeline kurbus näiteks. No reaalselt 3 sekundit kestab, mingi emotsioon käib läbi ja kõik läheb klaariks. Ja lihtsalt ma märkan, ma olen nüüd siin. Ja see 3-sekundiline väike kurbus oligi seda, mida ma vältisin. Aga see oli siin juba olemas. Ma lihtsalt vältisin seda. Ja teise asjana armastus. Et kui palju on tegelikult jõuab meieni armastust mingitest kohtadest, kus me ei julge seda vastu võtta või ei suuda seda vastu võtta jällegi oma mingite mustrite, ebakindluste asjade pärast, et see on ka teine huvitav koht, mida ma olen saanud jälgida. Seega soovin teiega tõde ja armastust meile kõigile, mis on väga suuresti seotud ka oma vahel. Tõde ja armastus ja... Tõde ja armastus. Tõde ja armastus. Ja. Äkki tuleb uus raamat, mitte tõde ja õigus, vaid tõde ja armastus. Kuluks ära uus etapp Eesti ühiskonnas. Täiega. Käisin mingi meeskooris laulmas ja siis kõik need lood, mis nagu koorid laulavad ja nii lauldavad lood kui ka need jutustatavad lood, mis siis vanemad tüübid nagu räägivad kulissitaga ja siis eks seal on ka mingisugust sükest nagu vaprust või et mindi ja tehti ära, eks ju, et Eesti nagu justkui laulis ennast vabaks heas mõttes, eks. Mis heas mõttes, et meil ei olnud siin sõdimist tegelikult ju. Kunagi saatsin Moldovasse mingi sõjamuuseum oli ja siis neil olid kaadrid, mis nägid täpselt välja nagu Eesti kaadrid 90-ndatel sellest teletornist ja Balti ketist. Neil polnud seal mingit ketti, neil oli seal kahurid ja püstolid, et oleks, et Eesti laulis ikkagi sai ennast ilusal viisil nagu vabaks või Balti riigid, et Tegelikult see on täitsa ime nagu, see võiks öeldagi, et see on nagu mingi kollektiivselt manifesteeritud ime, tõesti, tegelikult. Sest et oligi, et kas seal ikkagi Moldovas siis inimesi sai surma ka nagu ma aru saan? Ja seal ikka nagu tänavatel oli sõda, nagu uus või taas iseseisvus sõda. Moldova on nagu, Moldova ise justkui on nagu vaba, aga neil on see sükene imelik väike maakond nagu Transnistria, kus need mingid Vene kolumid veel seisavad. Seal ongi sükene koht, kus on siis kõige rohkem nõukaaegset sõjavarustust jäänud nagu ühte kohta. Okay. Et seal mingid lood, et kui lähed sinna, maksad piisavalt palju raha, siis saad lehmand lasta basuukaga maha. Et see on sellised, neil ei ole seal midagi teha. Aru saadav, kui ikka igav hakkab, siis see on nagu... Raha peab kuidagi teenima, eks? Ja. Et ma arvan, et see, mis mingi õudukate filmide materjali sealt saab päris hästi. Et see Eesti alateaduses on nii palju kurbust ja läbi enamust, et siis ma tunnen, et see uus etapp Eesti ühiskonnas, kus me ei nagu... miks on siuke eestlase parim toit on teine eestlane? Miks, kus siuke ütlus tuleb nagu? Jaa, ülikreisi. Ja ma ei olegi nagu aru saanud. Ma tõesti, ma ei olegi aru saanud, kus see tuleb. Ma ei tea, kas sa oled nagu... Ei, lihtsalt öeldakse, vaata. Ja siis võib-olla kõik, kunagi nii öeldi ja siis kõik ütlevad edasi ja siis ongi vaja, ma ei tea, üksteisele ära panna või? Okei, täitsa viskan taotluse õhku, et aru saada, kus see tuleb ja siis see loodetavasti kas parandada või kummutada või mis iganes. Et kui see ütlus näiteks, et siukest, vaata, seda mentaliteeti, et kui vaata mingisugune ebameeldiv muutus näiteks valitsuse poolt tuleb, siis Prantsusmaal on inimesed tänavatel on ju ja Eestis Mart läheb sauna taha ja lööb rusikaga vastu seina. Siis see on aru saada, kus see tuleb. See tuleb lihtsalt sellest, et meid on siin anastatud ja orjastatud aastasadu järjest. Ja prantslased on olnud pigem ise koloniaal rahvas on ju, siis ise seda teinud, siis nad julgevad mässata. Neil ei ole seda, et tõstad natukene pea püsti ja siis see otses mõttes saad kohe kuuli pähe, nagu mingi, ma ei tea, mis iganes tumedal ajal on ju. 3 kõige olulisemat punkti
tõde ja armastuse kohta. 3 kõige olulisem. Äkki sa aitad mind mingi esimese punktiga, ma kuidagi nagu ei... No tegelikult mul on endiselt küsimus, et kuidas ma ära tunnen nagu tõe. Sest kui ma vahepeal enda arust olen olnud tões, siis selgub, et ma ei ole tões, siis on nagu, kuidas ma aru saan, mis on tõde, mis ei ole. Mis on nagu puhastada, mis ei ole. Tegelikult mul on endiselt küsimus tegelikult tõhus. No võib-olla selline lihtsam vastus oleks see, et kui sul on selge, kes sa oled või kes sa tahad olla, ehk siis ka see sinu nii-öelda väärtuste set või jah, et siis selle põhjal otsustad, et kuidas see ja siis seal, kui sa midagi koged või näed, sul on see väärtusset ja siis sa nagu selle vastu testid, et okei, kas minu jaoks see nüüd on tõde, kas see läheb kokku või ei lähe. Aga siis ütleme natukene võib-olla siis esoteerilisemaks minnes on, ma ei tea, kas mingites sektorites oled sa kogenud niisugust asja, et sul ei ole ühtegi seletust, aga sa lihtsalt tead. Sa lihtsalt tead, et see on tõde. Minu abikaasa. No näed. Tema on minu tõde. No näed. Ülejäänud asjadega ma veel murran pead. Enda tõega, ennast ma veel otsin. Just. Ja vaata seal nii hästi ütlesid, täpselt nii nagu ongi, et sa ülejäänud asjadega murrad pead. Ehk siis üritad välja mõelda, mis see tõde on. Aga abikaasaga sa ei murdnud pead, sa lihtsalt teadsid, on ju. Ehk siis kui sa juba tead, siis sa ei pea mõtlema. Ei pea pead murdma. Päris pull, on ju. Ja kuidas sellega ühenduda, et ma loodan, et kõigil inimestel on neid hetki elus olnud. Võib-olla mõnel muidugi ei ole ka. Aga kuidas sinna rohkem jõuda, ikkagi ühendus iseendaga, kõrgema minaga, kuidas seda saab, keda aitab mediteerimine, keda aitab jooga, keda aitab trenni tegemine, keda mingisugune kolmas asi, on ju. Et ikkagi see ühendus iseendaga. Ma veits isegi paneksin, et ma arvan, see usalduse komponent on päris hea, et toon lolli näite, EKRE, et nad võib-olla mingis osas räägivad tõtt, mingis osas, aga ma ei usalda neid. Ma ei suudaks neid siukest inimest, sellised inimesed ma ei suudaks mitte kunagi usaldada. Ehk siis nagu nende tõde, isegi kui nad pruugivad sealt mingit tõde rääkida, siis see läheb minust mööda, sest nad ei ole usaldusväärsed inimesed. Jah, et see ongi nagu, et keda sa sealt poliitikutest nagu üldse usaldada saad, et seal ongi see valid nagu 5 halva vahel, on ju, valid nagu just kui parima. Sest et ongi need räpased toolid, millest me alguses rääkisime, et see mäng on seal siuke kompott, et seal nagu ma näengi seda tervet poliitilist süsteemi, ma näen, see on kõik möga. Kõik on möga ja mul ei ole ka, kuna ma ei ole seal sees, on ju, mul ei ole nagu mingit head lahendust, aga minu meelest nagu mingid väga palju rohkemaid küsimusi, ma olen lihtsalt mõelnud, et võiks ikkagi mingi kiire ja lihtsasti toiviv referendumi süsteem olla, nagu rahvahääletus. Et päriselt siis rahvas otsustab, sest praegu on niimoodi, rahvas valib mingist piirkonnast mingi tüübi, on ju. Võib-olla see sinu tüüp, kes sulle meeldib üldse, ta nagu ei kandideeri sinu piirkonnas, on ju. Aga mis vahet nendel piirkondadel lõpuks üldse on, kui need, ütleme, nad võtavad vastu seadusi, mis kehtivad ju terves riigis, on ju. Ehk siis juba seal nad vangerdavad neid inimesi, panevad neid seal õigetesse nii-öelda kohtadesse enda jaoks, et saada just see tulemus kokku, on ju. Aga üldse, mis inimesed, vahet ei ole, kes seal on, võiks olla mingi kontseptsioon või seadus, paneme hääletusele. Siis on nagu selge. Mul tekib kohe see teine turundajana, mul tekib kohe see hirm, et vahepeal inimesed on nii kergesti mõjutatavad. No jaa, see oht jääb seal loomulikult ja siis ilmselt nagu ka praegu, ega neid mõjutatakse ikka valima neid asju, et ma näen, see jääb muidugi, see jääb sinna ja see ongi nagu see nii-öelda oled sa kuulnud sükest väljendit nagu 5. generatsiooni sõda. Ongi põhisõda, mis nüüd on üldse võimust võtmas ja nagu mis tõenäoliselt lokkab siin veel lähiaastatel, ongi siis mõttesõda, mõjutamise sõda, lihtsalt nagu mõttekontseptsioonide asjade, kõik
mina näen nagu enamus asju, mis me siin üldse lähiaastatel oleme näinud, kõik need Black Lives Matterid, need LGBT asjad on ju, ja noh, need kõik on seotud ikkagi väga tugevalt mõttesõjaga ja seal on väga suured jõud ja huvigrupid ja jah, aga noh, see oleks päris nagu lai teema, mida avada, et ma nagu just ütlen, et mul ei ole kellegi vastu mitte midagi ja seal on väga palju õigeid asju, mille eest nad nagu sõdivad, aga jällegi nagu võib-olla see näide, et feminism võitis, aga naised kaotsid, et vaadata neid kõiki ka neid asju nagu läbi selle prisma. Mille eest sa oled nõus või valmis surema? Oi, see on hea küsimus. Või siis kas või mille? Lähedased ikkagi. On mingid lähedased inimesed, kellega nagu seda kahtlusmomenti ei teki. Ja siis mingitel hetkedel ma olen ka mingisuguste jah, ma arvan, et see jääbki praegu vastuseks, aga ma tean, sest ma olen ka selle nagu läbi kogenud, et on need kohad, kus ma oleksin seda valmis tegema. Et ma saan aru, et surm ei ole kõige õudsam asi, kaugeltki mitte. Et seega jaa. Lähedased ja mingid, ütleme midagi, mis on päriselt oluline. Et kas oleksid nagu nii nimetatud tõe nimel valmis surema? Kui see õiglus lööb nii, et kas võib olla mingi, lihtsalt see õiglus tunne nii tugev, et sa oled nõus selle idee nimel surema? Ma arvan, et kui see oleks nagu õige idee õigel hetkel ja piisavalt mulle nagu nii-öelda südamelähedane, siis jaa. Aga sellega on see triki asi, et isegi kui see on tõde, siis see on tõde ikkagi mingist perspektiivist, on ju. Ja näiteks see kodumaa kaitseks surema, on see on ka nagu väga, et näiteks see täna, et me elame vabas Eestis ja see, et meil olid need vabadussõjas need noored mehed, kes see oli vast nagu Eesti mõistes nagu kõige otsesem seda, kus me võitlesime nagu oma vabaduse eest, on ju. Et mitte minna mingi teise riigi alla. Jah, et siis ma olen ülitänulik selle eest neile, on ju. Kas ma täna ise teeksin seda? Võib-olla mingites oludes jah, mingites oludes ei, sest et mul on ka seda perspektiivi, et see sõda ei ole nagu ehk siis oleks see niimoodi, et meil oleks päriselt ühtne riik, kus need poliitikud ja rahvas ja kõik on nagu reaalselt siuke õlg-õla kõrval tunne, et me oleme nagu samade väärtustega, samad asjadest väljas, aga täna mul ei ole. Ja kui täna mina lähen saan kuuli seal, on ju, ja siis nagu need tüübid seal poliitikute toolis, veel salamasi on mehtis nende mingite tüüpidega seal läbi mingite firmade asjade selle teise riigiga ja panevad veel sellest sõjast mingit nutsu taskusse endale, siis ma nagu ei näe, et see oleks väärt seda, on ju. Et see on nagu, see läheb järjest trikimaks. Et siukses nagu, ütleme, koopamehe ajal on ju, kui mul on nagu vaja oma pere ja naist kaitsta ja mingisugune gäng tuleb sinna lihtsalt meid nagu mingi surnuks taguma, siis ei ole küsimustki nagu. Ja sest surm kuidagi ei tundu üldse nii jõudne. Õnneks sellest hirmust ma olen nagu üle saanud täielikult. Ma kardan ennast rohkem kui surma. Nii, on see raske, kõige raskem osa minu jaoks on lõpetamine. Minu jaoks on see ülilihtne. On jah? Täiega. nii et nagu saame siin koos hakkama kindlasti. Mul on pikad hüvasti jätud sakivad täiega, need tuleb lihtsalt ära teha ja usaldada, et kõik on okei. No selge pilt. Külas oli Jaan Rammul. Ja
Jaani tegemisi saab jälgida Twitteris, Instagramis. ja kusjuures ja mul on hea meel, et sa selle Twitteri tõid esile, sest et seal ma tegin selle nüüd, kui Elon Musk ära ostis Twitteri, on ju. Et ma olin juba mõnda aega seal olnud, on ju, aga ma nagu kellelegi seda ei öelnud, et ma seal olen. Aga siis ma tegin ta avalikuks ja ütleme Instagramis panen iga aeg-ajalt mingid pilte, särki, värki, jagan mingit kasulikku infi ka, aga Twitteris saab kindlasti kõige rohkem pulli. Seal on nagu, mu enda jaoks on mul seal kõige lõbusam. Seega, kes tahab, siis võib vaadata. Kui ma kutsun kõiki tõeotsijaid, no seega võib-olla palju öelda, et lõpuks me ei tea, mis Elon Muski agenda on, eks? Kuigi tundub puhas enam-vähem. Puhtam. Ja see oleks nüüd suur teema, mida avada. Ma kindlasti ei ole nagu mingi Elon Muski mingi fänn, aga fakt on see, et seal saab praegu ülipalju pulli terves Twitteris ja see, et ta on igal juhul parem kui see vend, kes tegi siis koostööd nende poliitikutega, kes varjasid meie eest nagu tõest infot, on ju. Et tema vähemalt nagu avaldas need failid ja tõi meile tõe nähtavale, seega nagu sellest panen talle high five ära küll. Et see sama asi, mis Twitteris toimub tegelikult endiselt metas edasi, Facebook, Instagram. Ja hiljuti ma kuulasin, mitte hiljuti, no see on 2-3 kuud tagasi, aga oli Mark Zuckerbergi podcast Joe Roganiga, siis ta seal rääkis, et nad on viha nagu välja võtnud sellest, nagu et vihaga seotud postitused ei saa nii häid levikut. Siis ma nagu huvitaval kombel mõtlen, et mina proovin avastada viha enda elus, et kuidas sellega toime tulla ja nii edasi, eks. Ja kuidas tervislikult oma vihaga hakkama saada. Ja siis samal ajal nagu see ühiskondlik või ka sotsiaalmeedia ütleb, et et see ei ole asi, millega see on energia, millega sa ei tohi siia avalikku ruumi tulla. Huvitav, paradoks. See huvitav tõesti on ju. Et ja kohati jälle arusaadav, et tõesti nagu ei taha seda sõimu seal saada, aga vaata nüüd ongi see, et küsimus, kes tsenseerib, kas temal on see tõetunnetus nagu õiges kohas, on ju. Sest nagu me nende Twitter-failide avanemisega näeme, siis seal oli see, mingist tõetunnetusest polnud juttugi, vaid seal oli tuim poliitiline ja rahaline agenda vaktsiini nende tööstuste kasuks. Hästi niimoodi, see oli suht asja tuum. Ja see, et sa ütlesid, et see toimub teistes kohtades edasi, see on nagu asi, mis mind on nagu, ma ei tea, kas müstifitseerinud on sõna, aga mulle meeldib kasutada seda sõna müstifitseerinud mind, et neid asju tuleb välja. Poliitikute neid skandaale tuleb välja. Mis te arvate, et välja tuleb enamus või? Ei tule, välja tuleb suur vähemus. Ehk siis see kogus, mis seal varjul on ja et nagu inimesed kuidagi ei teadvusta seda ja et kuulavad neid samu poliitikuid, kes nagu nende 1% käkist on välja tulnud, on ju, aga ja siis kuulavad nagu hädaolukordades neid, et mida teha. No kuidagi nagu ei klapi minu jaoks. Ma mõtled, mis siis, kui tulekski tõendid konkreetselt, mitte lihtsalt videomontaažid sellest, et näiteks 9/11 oligi näiteks. Et tulebki päris tõendid välja, et kuidas maailm selle üldse, kas enamus võtaks selle samamoodi vastu, et mis siis ikka, Ju neil oli vaja CIA-l midagi teha. See on lihtsalt äärmus näide, eks ju. Ma ei väida, et see nüüd oli, eks ju. Aga oletame kui, eks ju. Et siis, et mõnes mõttes nagu on äge elada maailmas, kus tõde tuleb rohkem pinnale, eks ju. Et ma arvan, et mul on selline huvitaval ajast tull, kus enam nagu, see oli põhjus üks, miks ma üldse nagu armusin oma töösse või sotsiaalmeediasse oli kunagi, et mulle tunduski see vabaduse ja tõe nagu platvorm. Wow. Et see ongi nagu, kõigil on võimalus, kõik saavad oma fännilehed, kõik saavad oma ettevõttega alustada, eks keegi peab mingi serverit ostma või midagi, et kodulehte ehitama, eks, et hakka aga pihta, eks ju, tõeline vabaduse nagu tööriist ja kõigil on sõnaõigus nagu. Ja siis, ja nüüd täna on nagu kogu see asi nagu täpselt vastupidiseks läinud, et. Jaa. Nende tõendite kohta ma oskan nagu nii palju öelda, et mingid teemad, kusjuures 9/11 on isegi minu meelest üks neist, tähendab minu arvates. Seal on neid tõendeid,
juba ammu nii palju, et kui nagu päriselt neile kõigile otsa vaadata, siis tegelikult seal ei ole kahtlustki. Aga ja noh, mingite inimeste jaoks ei olnud kahtlust juba, ma ei tea enam mingi 5. päev, on ju, sest nad kuidagi panid selle pildi nagu kokku, on ju. Või siis ma ei tea, noh, on ju palju neid, kes seal olid need bystanderid, on ju, kes olid seal kohe koha peal, on ju, bla. Siis neid tõendeid on nii palju väljas, aga et kui sa lihtsalt ei vaata sinna, siis ta on nagu, ma ei tea, vaata, no, võib-olla on, võib-olla ei ole, vaata. Noh, siis see jääbki täpselt siukseks asjaks, et võib-olla on, võib-olla ei ole. Selle erandiga, et nagu surub ennast peale ikkagi see kust toodetakse rohkem seda narratiivi. Et mis on siis ikkagi see süke, noh, ja kus see põhilinarratiiv tuleb ikkagi see läbi meedia, läbi kõige selle, et no mis see süke üldine arvamus on. Ja siis see vaikselt matab selle kõik ära ikkagi. Et ükskõik kui palju tõendeid on, see narratiiv aastatega lõpuks nagu, noh, sest et... Mind control. No jah. Mingi klipp oli ka Twitteris, kus näitas mingi vaadake minu Twitterisse. Sorry, ma retweetisin seda, aga üks video oli niimoodi, kus oli vist mingi 30 erinevat uudiskanalit üle USA riigi, noh, see USA näide. Kõik erinevast värvi, erinevat rassi, kõik ütlesid täpselt samu lauseid, et mingi threat to our democracy, et sotsiaalmeedia on threat to our democracy ja seda ütleski kõik mingi 30 erinevat telekanalit ja mingi uudistereport, no ühesega. See on ülikõva video, ma arvan, et kui keegi tahaks guugeldada, on ju, et mingi 30 news channel saying exactly the same thing, on ju, et vast leiaks selle üles, on ju, ja siis, noh, aga siis on täpselt see koht, et mõni ütleb, et mõni ütleb so what ja mõni ütleb kokkusattumus, on ju, noh, teine ütleb, et no esiteks, noh, kokkusattumus ei ole olemas, kui me nüüd korraks läheme nagu veel tiipimale tasandile, on ju, siis no reaalselt kokkusattumus ei ole olemas, on ju, aga noh, mingist hetkest nagu ka see, et kui sa vaatad 30 kanalit, räägib nagu reaalselt täpselt sama sõna-sõnalt. No siis, no ma ei tea, no minul igal hakkab nagu mõte tööle, et kuulge, siin nagu on mingi teema, vaata. No. Kas sul on mulle veel mingi küsimus? Pea on õnneks tühi. Need tundub, et saame lõpetada ja... Ma olen 1,5 tunni markeri juures ka, et siis saab ilusti õigeks ajaks õigesse kohta. Ja meil läheb veel mida arutada järgmiseks korraks. Vanasti ma tahtsin alati tühjaks rääkida. Miks ka mitte, ja aitäh sulle. Mul oli sinuga tore. See on see koht, mida ma ei oska, sa ütlesid enam, et sa võid öelda küll, aga mul on see programm sees, et raudselt oli midagi halvasti. Aga tore oli sul või? Teiega. Siis keskendume sellele. Oli tore, et jätamegi siia. Aitäh, Jaan, et tulid. Tore oli olla sarnaselt mõtleva inimene. Et 2 Jaani said kokku ja jutt oli päris mõnus. Jaa, täiega. Aitäh. Aitäh kuulaja, aitäh vaataja ja te olite ka siin, aitäh. Ja, kui on küsimusi, ettepanekuid, kirjutage mulle või Jaanile ja jagage seda saade, kui te olete juba nii kaugele kuulanud, et ma siia lõppu kokutamised veel, et siis jagage seda ka mõnele omale sõbrale, kellel oleks põnev seda kuulata või vaadata. Like, subscribe, share, comment. Ja likeige Jaani podcasti, täiega tänuväärne, et Jaan seda teeb ja likeige mind ka. Ja like and follow. Kui meeldi, siis olge oma tões, ärge likeige, on ju. Ainult siis, kui meeldib. Aitäh.